Ma ei tea värve. Sul tuleb 10 meelde. Ma ei ole numbrit näinud. Ma mitte kunagi Ma ei tunne numbreid. Ma ei tea värve. Duolingo on natuke optimistlik. Eelmise aasta septembris saime teada, et Duolingo ei ole liiga suureks abiks keeleõppel. 20 minutit päevas, mis ütleb siin, et on intensiivne, sest sellega tegelikult ei tee üldse mitte midagi. Ma kunagi koolis natuke õppisin ja siis tore oleks proovida säilitada, mis iganes riismed mul meelde on jäänud. Nii et mõtlesin, aga mis me siis nagu vingume? Lähme saame teada. Äppis on minu rootsi keele level hetkel 10 ehk Duolingo info järgi peaks olema A1 tase. Ma peaks oskama endast rääkida ja aru saama lihtsamatest küsimustest. Siimul on level 43 ehk A2 ja ta peaks teoorias oskama täiesti vabalt rääkida endast, enda igapäevaelust ja peaks hakkama saama juba päris vestlustega. Mina olen õppinud rootsi keelt filmimise hetkeks 176 päeva ehk umbes 6 kuud. Siim on õppinud juba 1,5 aastat. No hej, kära elever, kära studenter. Så idag börjar vi med testet. Så vi testar era kunskaper. Duolingo sees on valikvastused, armsad helid, roheline linnuke ja tunne, et sa arened kogu aeg edasi. Aga päris keeleoskus on see, kui sa suudad ise lause moodustada, aru saada, mida inimene sulle räägib, mitte see, kas sa tunned 4 variandi seest õige vastus ära. Ja sellepärast me otsustasimegi minna kohta, kus Duo enam aidata ei saa. Nummer 7, klockan. No, siin ei ole midagi öelda. Vad är klockan? Klockan kõigepealt ütleme minutid. Ma mõtlen. 10. Mul tuleb isegi 10. Sul tuleb 10 meelde. Ma ei ole numbrit näinud. Missuguseid prepositsioone te teate? Mis tähendab? Teie eessõnad poestest. Ja. Mul on siuke tunne probleemi olema rootsi keeles või teist ma olen loll veits. No need 2 asja võivad koos käia. Kui õpetaja oli meile ära seletanud, mis saama hakkab, ei olnud enam väga palju taganemisteed. Siim saadeti ühte ruumi, mina teise ja nüüd ei jäänud muud üle, kui vaadata, kas see öökull oli meile päriselt midagi õpetanud. Ma vabandan. Skip. Kes on Sambo? Ei tee. Trivs, du i Sverige. Vastuse variandid on nej, men jag är Sambo. Ja, absolut. Ja, vad kul. Aga küsimus on selles, kas need 176 päeva näitavad päriselt minu rootsi keele arengut või lihtsalt seda, et ma olen ühe rohelise linnu käes pantvangis. Asi on selles, et kui arvestatav striik on mängus, ei tee sa oma tunde ära suurest õppimishimust. Sa lihtsalt ei taha, et see ilus number on homme kadunud. Näiteks ma ise olin ülisuur piiriili kasutaja. Mul oli piiriilis 532 päeva striiki. Viimane teavitus tuli õhtul vahetult enne kella 12 ja ma ei jõudnud ära teha, sest ma magasin. Järgmine teavitus tuli hommikul, enne kui ma olin jõudnud üles ärgata. Ja mu 530 päeva 2. striik katkes. Ma olin järgmine päev, ma olin tohutult halvas tujus, sest et ehita nüüd, mis on pea 2 aastat, ehita seda siis nagu uuesti kõike üles. Ja ma tänaseni ei ole väga suur piiriili kasutaja. Ja kõige hullem on see, et joonel ei ole enam isegi ainult minu enda striik. Mul on nüüd friendstriikid ka, mis tähendab, et kui ma ühel õhtul enam õppida ei viitsi, ei hakka ainult roheline lind kraaksuma, vaid ka mu sõbrad saavad mind ähvardada. Selles mõttes see gamification on tore asi, iseenesest sa saad teha seda, mis eesmärgi sa oled endale ette võtnud, aga siis tekib juba nagu see küsimus, eriti kui me räägime keeleõppest, kas sa teed seda sellepärast, et keelt selgeks saada või sa teed selleks, et mängu mängida. Okei, oletame, et Duolingo hoiab mind lihtsalt mänguna kinni, aga samas ma olen ju ikkagi 176 päeva rootsi keelega kokku puutunud. Ja isegi, kui Duo õpetab mulle peaasjalikult lauseid, nagu mu tütar ei pese ennast kunagi, siis mingid sõnad peaksid ju ikka meelde jääma. Ja paberil korraks tunduski, et äkki on. Kui sul on aega mõelda, lugeda, meenutada ja kas või mingigi vastus endast välja pigistada.
aga siis tuli kõige hullem osa, rääkimine. Så det här är Elsa och Elsas dag. Och nu pratar ni om Elsas dag. Teeme kordamööda. Sina siin võtad esimese pildi. Vilken tid vaknar Elsa? 6:30. Ja. Elsa åker till jobbet. Det finns inte många trafik på stan. Ja. Det finns inte så mycket trafik i stan idag. I stan, ja. Nagu näha, vahepeal või enamasti ei saanud ma midagi aru. Ja Duolingos saab ka rääkimist kuulata ja harjutada, aga see töötab umbes nii, et sa võid mikrisse peeretada ka ja äpp loeb selle õigeks. Min mor och far bor tillsammans. Min mor och farfar är tillsammans. Mitt jobb är intressant. Ja, mitt jobb är intressant. Hon är kuidas, see oli vist samamoodi vegeteerian või? Hon är vegetarian. Okej. Ja, hon är vegetarian och vad äter hon till lunch? Sallad. Sallad. Hon äter sallad. Sallad. Jah, nii et oma üsna õnnetu häälduse ajan ma täielikult Duolingo kaela, sest kui päris rootslane vaatab mind rääkides näoga, nagu ma oleksin just leiutanud uue rootsi dialekti, siis järelikult õpetas keegi mulle seda väga enesekindlalt valesti. Oota, see oli õpetajaga Nii. Lääkare. Hon är läkare. Jah. Ta on arst. Ja. Elsa står i operationsrummet. Ja. Står i operationsrummet. Ja, hon tänker på Sven. För hon kommer att träffa Sven i ett timme. Okei, om en timme. Om en timme. Ja. Huvitav, kas see Sven on sama mees 11. pildil või Elsa petab oma meest Sveniga? Du vet. Jag See on hea vet küsimus. inte. Mina ei tea, du vet. Ja. Ja selle juhul ta on valinud endale 2 suhteliselt sarnast Need meest. on väga sarnased. No võime teha, et üks on Sven ja teine on, kes sul oli Erik või? Mohammed, see sobib vist. Ausalt öeldes pärast seda, kui mängu tuli Sven ja Mohammed, läks asi veidi käest ära ja me vist unustasime, miks me seal üldse oleme ja hakkasime lahendama suhteprobleeme. Need võivad ka vennad olla, mind you. See on veel hullem. That's crazy work. Jag ser Elsas dotter. Ja. Elsa och Mohammed dricker vin. Mis viin? Ma ei tea värve. Rödvin. Ja. Ma ei tea. Är det rödvin? Ja. Ma ei tunne numbreid. Ma ei tea värve. Men Siim! Head statementit seal Siim, lihtsalt. här är det Sven och här är det Mohammed. Varför? Miks? Mina pean selgitama, Ja. miks üks on Mohammed. Kuule, see oli sinu. Mina ütlesin, et see on Sven. Sa hakkasid oma Mohammedi üldse. Ja, varför? Och det är dotter här och Sven här, Mohammed. Ja. Ma ei Rött hår. tea, see on tohutu Ja. segaduse keerasime nüüd selle Mohammediga kokku. Ta Ai, pani see- lapse magama ja siis läks Mohammedi juurde. Aga äkki see Mohammed elab üldse naabri korteris. Võib-olla see ongi naaber, see Mohammed üldse. Så Naabrilaps. Naaber tuli lihtsalt külla. Mis Sven ut? Vad kommenterar Sven? Hon dricker vin med Mohammed. No Sven ei saanud tulla lihtsalt selles mõttes. Aga see Mohammed on niikuinii gei selles mõttes, nad lihtsalt joovad koos veini. Okej, han är gay. Ja. Ja. Och Sven säger det är okej. Sven sa, det är okej. Happy Pride Month. Ingen problem. Kuidas tunne on? Õudne. Det är bra. Hemskt. Sa paned hullu. Det är Ei, förfärligt. no kuule. Mis putru sa hommikuks sõid? Ma ei tea, kuidas puder ongi. Siim on väga tublisti vältinud rääkimist Jaa. ja seda on natukene märgata. Et mina soovitan Siimul astuda mõnda gruppi, kus ta saab rääkida, sest et tal tuleb see tegelikult väga hästi välja ja ma näen, et selle väikse ajaga tal hakkas see meeldima lausa. Ja seda on tõesti märgata, et Siim on päris kaua juba õppinud.
ehk siis tema punktid tulid 84 punkti ehk siis protsenti, mis on minu hinnangul väga kõrge. Miks? Sellepärast, et ta ei ole käinud ju selles grupis, kus ma õpetan selle sama õpiku järgi, mille põhjal see test on tehtud. Et tuleb mees tänavalt, teeb 84% peale, et vau, teed toppen. Ari, ja nagu sa ise ütlesid, et sul on, sa oled vähem õppinud, sinu kirjalik töö tuli 20 punkti. Koos 2 lisapunktiga, siis 20. Lisapunktid tasus teha, noh. Ja ütleme, et see oli sinu jaoks liiga raske test. Võimalik, jah. Rääkimine on sul ka väga keeruline. Aga kas selle nii-öelda Duolingo hinnangu järgi, et mina olen väga algeline A1 ja Siimon A2, kas see... Duolingo on natuke optimistlik. Ma ütleksin niimoodi, Arja, sinu kohta, et sa oled siis A1.1, et A1 täis ei ole kindlasti ja Siimul on A1. Kuidas sa ennast tunned nüüd pärast testi? Väga hästi tänan küsimast. Ei, no mul ei olnud mingit alust arvata, et mu see rääkimise osa parem oleks. Ikka päris halb oli. Halb? Ja see rääkimise osa oli ikka päris halb. Kuidas see halb oli? Lihtsalt ei tule nagu meelde need sõnad või kuidagi... No tundub, et minul väga kasu sellest Duolingost ei olnud. Ei kirjutamises. No nüüd sa ikkagi midagi oskasid ju. No ma ei tea. Ei, aga selles suhtes ei tähenda, et ma ära lõpetan. Sa tead, et su tütar ei pese ennast näiteks? Mu tütar ei pese ennast endiselt. Ja ma ei saa ära lõpetada mul striik. Just. Kokkuvõtteks, Siimu jaoks, kellel oli rootsi keelega mingi baas juba kooliajast olemas, tundus Duolingo päriselt üsna suureks abiks olevat. Minu puhul oli olukord natuke teine. Ma alustasin nullist ja ütleme nii, et 176 päevaga mul veel keel suus ei ole. Aga samas ei saa ma ka öelda, et Duolingost mitte mingit kasu ei olnud. Ma tean rohkem sõnu kui enne, ma saan natukene rohkem aru ja ma julgen vähemalt proovida rääkida oma väga koledas rootsi keeles. Ja kui ma nüüd pärast seda alandust ikkagi Duolingot edasi teen, siis äkki kohtume aasta pärast uuesti ja vaatame, kas mul siis on keel selge või olen ma lihtsalt väga pika striiki saavutanud. Kes kaotab, peab video ära mõtlema. See on väga muidugi hea incentive. Väga naljakas.